Tere tulemast minu elutuppa ja tervitused New Yorgist. Ma läksin tõesti hea meelega filtrikonverentsil, kui ma saaksin ka see aasta. Eelmine aasta oli minu esimene aasta ja ma sain nii-öelda maitse suhu ja siis ma arvasin, et ma olen ka järgmisel aastal seal, ehk siis teiega koos. Aga elus toimuvad muudatused, väga ootamatud muudatused ühe aasta jooksul. Nii et seekord on siis niipidi, aga mul on tõeline privileeg filmida teile video, kus ma räägin natukene oma elust ja jagan selle põhjal ka nõuandeid. Üles kasvades ma ei leidnud kunagi oma kohta. Ma olin üsna kannatamatu laps. Ma käisin läbi mitmeid huviringe ja trenne ja samuti ma ei püsinud pikalt üheski sõprusringkonnas. Kui ma sain 18, avastasin ma enda jaoks YouTube'i ilumaailma ja jumestamise ja see on tõesti imekombel püsinud minuga kaasas viimased 7 aastat, mis on üsna ime minu puhul. Aga igatahes need mitu aastat ma leidsin enda väärtuse selles, mida ma tegin. Jumal ei taha, et me paneksime oma kogu olemuse ehk eksistentsi kellegi teise inimese peale või leiaksime oma väärtuse varas ehk siis rahas, asjades, mida me omame või karjääris ehk siis selles, mida me teeme. Sellepärast, et maailm on nii muutlik, me ise oleme väga muutlikud, mida aega edasi me mõtleme teistmoodi, me näeme välja teistmoodi. Jumal tahab, et me leiaksime oma väärtuse ainult temas. Ja kui ma ütlen ainult temas, siis ma päriselt ka mõtlen seda, mitte ainult temas ja natukene kuskil mujal ka. Eelmise aasta lõpus, nüüd ma ei mäleta enam, kas oli oktoober või november, ma panin oma blogi ja YouTube'i kanali kinni ja ma ei rääkinud sellest põhjusest täiel määrel, sellepärast, et sa ei pea alati kõigile rääkima. Aga ma tunnen, et praegu ja nüüd on see koht, kus ma võin sellest rohkem rääkida. Ma istusin ühel pühapäeval koguduses ja kui ma muutun natukene emotsionaalseks, siis see oli lihtsalt üks suur samm minu jaoks, mida ma tegema pidin. Ühesõnaga, ma istusin pühapäeval koguduses ja järsku ma tundsin, et Jumal ütles mulle, Grete, aeg on blogi ja YouTube kinni panna. Ja esiteks ma olin šokis, ma ei suutnud seda ohjata, mida ma just tundsin. Ma jooksin ruumist välja ja üritasin seda kuidagi protsessida. Seejärel hakkasid mulle mõtetesse tulema põhjused, miks Jumal tahab, et ma selle kinni paneksin. Ja ma sain lõpuks päriselt aru, et ma olin ikkagist kinni hoidnud selles, mida ma tegin. Jumal on alati omad põhjused ja väga paljust sellest me ei tea. Me peame usaldama teda. Ja see on kohati hirmus, aga samas väga põnev ka, sest kui sa õpid Jumalat tundma ja sa tead, kes ta on, siis sa tead seda, et ta armastab sind. Ma lähen nüüd oma teise punkti juurde ja küsin teilt igaühelt seda. Kindlasti mõelge selle peale sügavalt, sest see on väga tähtis. Kas sa usud seda, et Jumal armastab sind piirideta ja sa oled tema silmis erakordne ja ainulaadne? Väga pikka aega, tegelikult mitte väga pikka aega, sest ma olen kristlane olnud alles 3 aastat, kuskil nii. Arvasin ma igatahes, et Jumal armastab teisi väga palju, mind võib-olla natukene. Mida aeg edasi, mida rohkem ma lugesin piiblit, vaatasin jutlusi, üldse mõtlesin ja palvetasin, ma olen jõudnud sinnamaani, kus ma tõesti usun, et Jumal armastab mind. Väga vabandan. Ma ei suudaks olla siin New Yorgis. Jah, mul on abikaasa, aga ma ei oleks suutnud siia tulla teiselt poole maakera eemal oma perest ja sõpradest. Kui ma ei teaks, et Jumal armastab mind ja ma saan teda usaldada ja ma kõnnin tema soosingus. Ükskõik kus ma olen alati tema laps
ja ta alati armastab mind ja ta alati hoolib minust ja ta alati hoolitseb minu eest. Tänapäeva maailm õpetab meile, et me peaksime ennast armastama ja meie peaksime olema esikohal, mitte keegi teine. Sina oled oma õnnesepp. Sina lood oma saatuse, sina kujundad oma elu, mida positiivsemalt ja mida intensiivsemalt sa mõtled, seda parem, sellepärast, et kõik sünnib sellepärast, et sina mõtled, sina oma mõttejõuga suudad kõike. Tuleb tähele panna neid väikeseid konksukesi, mida maailm meile serveerib. Tegelikult piiblipõhiselt on Jumal esikohal ja siis tuleb inimene. Suhe inimese ja Jumala vahel on midagi tõeliselt erilist. Ma ütlen teile, et kui te saate sellest aru, et Jumal on kõik võimas, ta on kõik loonud ja ta armastab just sind ja sa tõesti nagu otsid teda pidevalt, ma garanteerin, et sa ise hakkad muutuma rohkem Jumala sarnaseks ja sa oled parem õde, tütar, sõbranna, õpilane, töötaja ja nii edasi. Sa ise hakkad seespidiselt muutuma ja vahel ei tule isegi palju vaeva näha. Ma ei ütle, et mõndade asjadega tuleb vaeva näha, aga Jumal hakkab sinu sees ise tööd tegema, mis on minu arust nii eriline. Nagu ma enne mainisin, andsin ma nooremana suhetes liiga kergelt alla. Ma kahjuks või õnneks ei tea, miks see nii oli, aga õnneks see muutus. Ja nüüd ma olen olukorras, kus mul ei ole pere ja sõpru ümber. Mul on Jeesus ja mul on mu abikaasa, mis on loomulikult suurepärane. Aga Jumal ei ole meid loonud siia maa peale olema üksi. Üks lause, mis on natukene kõrva kriipinud kristlaste ringkonnas, on see, et mul on Jeesus ja mul ei ole kedagi teist vaja. See ei ole tõsi. Jumal on meid meelega pannud siia kokku. Meil igaühel on erinevad oskused, kuidas me saame üksteist aidata. Ja ma olen seda ka praktikas näinud, kui tõesti mul on raske aeg, mul on masendus peal, mul ei ole sellist tunnet, et ma olen võitja Jeesuses Kristuses. Ma olen õnneks selline inimene, kes jagab oma raskusi, sest ma tõesti olen näinud, et kus sul on keegi, kes palvetab sinu eest, palvetab sinuga koos, on üleüldises mõttes toeks ja ka praktilises mõttes, siis see hea tulemus on palju kiirem tulema. Aga üks asi, mis ma tahan siia siiski lisada, on see, et ära ole inimestes liialt kinni. Vahepeal sa pead neil laskma minna. Kaks viimast teemat, mida ma tahan puudutada, on andestamine ja tagarääkimine. Need on üsna kriitilised teemad. Kui sa soovid olla hea ja ka järgida Jumala soove, siis hoidu igasugusest tagarääkimisest. Ja kui sinu seltskonnas on tagarääkimist, siis ürita seda isegi mitte kuulda oma kõrvadega. Mis on tagarääkimine? Tagarääkimine on salajas kellestki halvasti rääkimine ja võib-olla sul on sama kogemus, aga mina isegi mäletan 10 aasta taguseid jutte kellestki. Ja see tähendab seda, et kui keegi räägib kellestki taga, siis see võib muuta temast pilti igaveseks. Ja ma ütlen ausalt, ma olen elus taga rääkinud, kes meist ei oleks. Ja ma mäletan seda sensatsiooni tunnet, et sa oleksid nagu midagi saavutanud. Aga reaalsus on see, et tegelikkuses see on ainult kurjuse ülekandmine ühelt inimeselt teisele. Ja viimaseks, andestuse kasulikkusest ma võiksin rääkida väga pikalt. See on ülioluline. Alati ürita andestada koheselt, sest muidu tuleb mängu vimm. Ja vimm tähendab seda, et ta paneb oma juured väga sügavale ja hiljem on seda väga raske välja juurida. Kui sa andestad, siis see vabastab nii sind kui ka seda teist inimest vaimses mõttes. Ja kui sa oled olnud olukorras või oled olukorras, kus sa tunned, et elu kuidagi seisab, kuidagi ei liigu õigesse suunda, siis üks põhjus võib olla andestamatus. Kui sa ei andesta, siis see hoiab sind saamaks seda,
mida Jumal on sinu elu jaoks plaaninud. Ja Jeremiia 29:11 ütleb seda ideaalset, mida Jumal meie kohta mõtleb. Ma loen siit arvutist. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. See on igatepidi hea kirjakoht. Kui sa oled hetkel olukorras, kus sa täpselt ei tea, kes on Jumal, mida ta sinu kohta arvab, mida sina peaksid arvama tema kohta, siis toetu sellele kirjakohale ja leia veel kirjakohti, millele toetuda, sellepärast et need kannavad sind edasi. Praeguseks siis kõik ja ma palvetan, et see video puudutaks teie südameid ja aitaks teid mingilgi viisil, sellepärast et see oli peamine põhjus, miks ma selle video filmisin. Ja ma tõesti usun, et pärast seda konverentsi ei ole mitte ükski teist enam samasugune ja te olete tõesti muudetud.